miks seda Google My Businessit sa võiksid kasutada? No selleks on tegelikult lihtne põhjus. Sa tõenäoliselt tahad ju ka, et sa oleksid Google'is paremini leitav, eks ju. Ja praegust sa näed praegust ekraanil kodulehe koolituste Google My Businessi lehte siin paremal pool. Ehk siis, kui inimesed otsivad näiteks sinu firmat, sinu firma nime järgi või siis selle lehe nime järgi, mida sa oled Google My Businessi lehele andnud, siis üsna sageli ilmubki siia sinu firma, see Google My Businessi leht siia välja. Hoolimata sellest, et siin on üleval 4 reklaami, jah, tuleb see parempoolne osa ikkagi väga jõuliselt esile. Need 4 reklaami, nagu sa näed, nad teevad kõik selle märksõna peale, kodulehe koolitused selle fraasi peale või siis, kui ta ka isegi on kokku kirjutatud kodulehe koolitused, siis nad teevad kõik selle peale seal praegust kõvasti kõik reklaami, sest nad teavad, et see on üks potentsiaalne sihtgrupp, kes võib ka olla nende klient võib olla. Aga näed seal paremal pool, ma ei tea, kui paljud teist on kasutanud seda, aga need pildid, mida sa siia üles laed, ma võin teile varsti näidata, et inimesed väga palju vaatavad neid pilte, mida olete siia üles laadinud. Et kui ma klikin siia, siis ilmuvad siia vasakule poole, ilmub terve rida pilte, mida sa oled siis videosid ka kusjuures, mida oled ise siis siia üles laadinud või mida on teised, kes on sul koolitusel käinud, üles laadinud siia. Ja inimesed väga neid pilte tegelikult vaatavad, statistika seda näitab. Siis inimesed küsivad juhiseid siit kaudu, näiteks kes on Tallinna inimesed väga, mitte sageli, aga ikkagi tahavad täpselt teada, et kus see kodulehe koolitused asuvad, siis nad võtavad siit need juhised. Mina olen muidugi praegust sisse logitud ja nüüd te näete, kus ta näitab minu juhiseid, näete jah, ehk siis minu asukohast praegust, kus ma siin asun hetkel, näitab siis juhiseid kohe sinna. Ma olen sisse logitud Google'isse, eks ju, ja väga mugavalt annab sulle kohe teekonna kätte, kuidas ma jõuaksin täpselt sinna kodulehe koolituste kohta, kus need koolitused toimuvad. Et jällegi väga mugav kasutajale. Siis siit võid ka otse minna helistama. Nagu näed, kõne on siin. Või siis otse kodulehele. Muide, ma pean nüüd ütlema seda, et mina olen nimetuseks pannud selle Google My Businessi lehele kodulehe koolitused. Ilma sulgudeta olen mina pannud. Aga antud juhul, kui ma praegu seda otsingut tegin ja ma olen küll siin Google'is endana sisse logitud, näitab ta siin ka veel turundus ja reklaam internetis. Seda pole mina sinna kirjutanud. Selle on Google ise sinna pannud. Jah? Aga kui minna incognito nii-öelda režiimis, siis suure tõenäosusega näitab ta ikkagi õiget nime siin. Mida veel? Ta võib tulla ka välja mitte ainult sinu selle lehe nimetusega või firma nimetusega, aga ta võib ka mõnikord tulla välja sellise fraasiga, mida sa oled jõuliselt kasutanud nendes sisutekstides seal Google My Businessis. Kohe lähme vaatama ka, kuidas seda saad teha, et vaatame koos üle selle, et võib-olla mõnel on siiski vaja seda. Et ta võib ka ilmuda mõnikord sinu olulise fraasiga, näiteks minu puhul siis internetiturunduse koolitus või SEO koolitus või midagi sarnast nii-öelda siit. Võib ka ilmuda see sinna välja. Aga okei. Ma näitan veel, mis siin veel korra on. Et arvustused, eks ju, inimesed näevad neid arvustusi, soovitan soojalt tegeleda siia arvustuste kogumisega. Nii täpselt samamoodi nagu Facebookis, aga ka Google'is saada inimesi andma sealt kaudu hinnanguid või arvustusi, tagasisidet sinu tootele, teenusele, koolitusele. Võimalik panna eraldi suur nupp siia, näed, taotle hinnapakkumist, asukoht, aadress, lahtioleku ajad, mis veel, telefon, aadress, veebilehe aadress ja siis on sul võimalik siia panna ka tooteid või oma teenuseid. Ja.
Inimesed näevad, kõik, kes Google'is on, näevad seda. Stop, siit ma läksin nüüd kohe liiga ära praegu. Ja siis on sul siin veel, näed, kategooriad on võimalik panna, et ma tahan näiteks ainult õpikuid vaadata. Siis ta toob välja ainult õpikud siin, jah. Siis kui allapoole minna, siis ta näitab veel ka Facebookist arvustusi, jah. Ja siis on ka inforegister on millegi pärast praegust ta siia toonud välja. Et inforegister, see annab hoopis nagu teistel alustel tegelikult neid hindeid seal. Ja mis on siin veel, sa saad ise kirjutada pikema loo enda kohta siin ja sul on võimalik panna ka enda postitusi siia. Kas postitusi või pakkumisi on võimalik siia panna? Suurepärane, tasuta reklaami võimalus, miks mitte seda ära kasutada, eks? Ja mis veel siin lõpus on, need ei ole nüüd, need on nii-öelda sinuga seonduvad firmad, mida Google arvab, et võt inimesed otsivad veel sarnaseid firmasid näiteks, jah? Et kus on näiteks sarnased teemad kuidagi sees, et siis ta pakub siia neid ka juurde. Okei, aga nüüd kuidas seda Google My Businessi lehte minna tegema? Siin on nagu üks asi. Eelistatud on need ettevõtted loomulikult, kellel on olemas mingisugune füüsiline aadress, mingi füüsiline koht. Üsna sageli ka veel täna on nii, et tuleb tiguposti aadressiga see kood, millega sa saad kinnitada, et jah, mina olen selle omanik ja mina vastutan selle info õigsuse eest. Aga seda vaatame seal seadetes lähemalt. Aga ma näitan korraga ühte teist meie lehte, kuidas see välja tuleb, kuidas ma olen selle teinud, et sellel ei ole tegelikult päris sellist füüsilist asukohta, aga see on Top Tervis meil. Ja vaatame, kas see tuleb. Jaa, see tuleb välja. Ja siin sa näed, et siin on pandud meile piirkonnaks kogu Eesti nii-öelda. Ja? Aga sellel ei ole sellist väga konkreetset kohta, kuhu inimesed saaksid tulla. Oletame, et sul on e-pood näiteks, sa ei taha, et inimesed tulevad sulle koju, siis olen saanud sellega siin niimoodi teha. Aga okei, nüüd kuidas siis seda teha? Mine ja guugelda, võtagi lahti Google ja mine guugelda, teeme koos, saad natuke näppida, sa ei pea seda tegema lõpuni, sa võid selle vahepeal jätta, lihtsalt on vaja mitte koodi sisestada, mitte esitada seda tellimust, aga vaatame koos seda. Et guugelda Google My Business. Juba ta pakub Google My Business. Ja. Kui palju teil muide on see Google My Businessi konto olemas? Sven, kas sul on olemas? Andres? Audiocityl on, jah. Audiocityl on. Peaks olema, jah. Haldad sa seda nii-öelda, käid sa seal midagi regulaarselt tegemas või ta lihtsalt on kuidagi ise tekkinud või oled sa selle ise loonud või sa ei mäleta? Ikka ise lõime, jaa, sellepärast seal oli ka tigupostiga. Meil see paigalduse direktor seal ütles, et kuule, et võiks teha sellise asja. Ma ütlesin, vau, okei, ma ei teadnudki, et sellest on nüüd, ma arvan, mingi 7 või 10 aastat isegi möödas. Et see oli ka kummaline, et kõik on internetivärk ja siis ühel hetkel nagu tuleb sul selle tigupostiga kood. Ma ütlesin, oota, päriselt. No jah, nii on. Kaua sa ootasid seda? Kuule, tuli päris pikalt, ma ei tea, kas 6 aega isegi või? No siis. Ma näppisin ka vahepeal niimoodi 2-3 nädalat näppisin, vaatasin, kuidagi ei tule ja ei tule. No lõpuks siis ta tuli ikkagi. Nad ütlevad, et 2 nädala jooksul peaks see kiri ära tulema, tuleb selline ümbrik, kus on ainult 6 numbrit. Ja sinna ümbriku peale on pandud, see on nagu salakood, eks ju. Ja sinna ümbriku peale on pandud siis sinu kontaktnimi ja siis aadress, kuhu see postkasti potsatab see kiri. Ehk siis täna on siuksed asjad toimuvad niimoodi veel, mingil põhjusel. See tuleb praegu ka veel, kus üles, et mina oma firmale tellisin eelmisel aastal, siis kui see koroonajama lahti läks ja mul tuli vist 2 kuud. Ja ka siis teisele tellisin nii-öelda siis, kui juba oli paanika leebunud ja siis tuli tõesti 2 nädalaga. Aga tulebki postiga siiamaani, et seal ei ole nagu mingites valdkondades nad saadavad mitte postiga, saad nagu meili teele, aga üldjuhul on kõik postid.
Mul on selline kogemus, et kui sul nagu kui sina oled ühe loonud, siis teisele puhul ei ole nagu vaja seda postiga. Teise puhul mul tuli, ma ei mäleta, kas telefonile sõnumina või postkasti, igal juhul teine mul tuli niimoodi, kui ma tegin teise Google My Businessi konto, selle top tervisele, mida ma näitasin enne. Ma tahtsin öelda, et ma ka kasutan seda juba suht ammu ja ma ei mäleta, et oleks tulnud see kood postiga. Minu arust käis kõik juba ruttu see regamine. Aga mis ma avastasin, oli see, et sellel ajal umbes me seda veebipoodi lõime ja peale seda, kui see My Businessi konto oli loodud, hakkas ka veebipood nagu palju rohkem välja tulema. Et igal juhul on see kasulik ära teha 100. Lisaks see on tasulta, eks ju. Et loomulikult. Aga nüüd need, kellel ei ole, siis lähme vaatame korraks see sisse, et ma võtangi siit, vaatame, siin alguses on reklaam, aga võtan Google My Business, Drive Customer Engagement on Google. Võtame selle kohe siit esimese. Nii, ja siin nüüd on vaja lihtsalt sisse logida. Sisse logida, jah. Ja ma vaatan, kuidas mul ta siit tuleb nüüd. Mina olen Google'isse sisse logitud. Minul ta näitab juba praegust seda infot, nagu sa siin näed, et mul on siin 2 tükki olemas. Aga ma lähen hakkan uut looma, siis ma saan samasuguse pildi teiega. Et add a single business. Ja nüüd peaks olema mul teiega, kes alustavad esimest korda loomist, peaks olema umbes selline pilt siin praegust. Kas on sul ka selline pilt? Ja nüüd sa võid panna, nüüd on 2 varianti tegelikult. Üks variant on see, et sa paned sinna oma firma nime. Teine variant on see, et sa paned sinna mingisuguse märksõna või fraasi, mida inimesed võiksid ka Google'is tegelikult otsida. Aga see võib ka olla nii, et seal on sinu firma nimi ja see oluline märksõna või fraas, mida otsitakse. Näiteks, ma ei tea, sisekujundaja ene näiteks või sisekujundustööd ene ja siis tuleb perekonna nimi näiteks, jah. Aga et see oluline fraas on ka seal sees näiteks, jah. Et kui inimesed guugeldavad, siis on suurem tõenäosus, et see Google My Businessi leht tuleb ka seal otsingutesse just nimelt seal paremal pool välja ja tasuta. Ja siis tasub otsida nüüd seda nime, mida sa tahad siia panna. Näiteks ma otsin siit näiteks, ma võtan jälle selle vana hea arvuti parandus Rakveres. Ma korra küsiks, kas seda nime saab muuta ka mingi hetk? Seda saab muuta ja siis nad vaatavad jälle üle selle, et seal tõenäoliselt on, ma ei tea, mulle vahepeal tundub, et seal on lausa inimene, kes vaatab selle üle. Et see on, Eva, sa ütlesid midagi, pane mikrofon korra sisse. Et ongi minu arust inimene päris, või vähemalt need mingid asju vaatavadki päris füüsilised inimesed, sest et ma EPSis võtsin mingi kursuse, kus need Google'i Baltikumi inimesed rääkisid, see oligi aasta tagasi umbes. Ja see oligi naljakas, et hull IT-värk on ju, ja siis on nagu selline suhteliselt suur inimfaktor tegelikult seal. Just. Mul on selline tunne, et need samad paroolid ei tule käsikirjana nagu paberi peale kirjutatud. Okei, selge. Nii, ma võtan siit, panen selle nimetuse sisse ja ütlesin nüüd otsi. Et kui sina ka panid nüüd selle oma nimetuse sisse, siis ütled otsi ja võib-olla oli mõni samasugune firma juba olemas Google My Businessis. Võib-olla ta näitab sulle seda, aga ei pruugigi olla ja minul ta nüüd näitabki seda, et näed business name, arvutiparandus Rakveres ja loomulikult ta palub, et sa oleksid tutvunud nende tingimustega, aga on järgmine nupp next. Kas teil on olemas next, kes kaasa teeb? Ene, Kristina? Nii, Leelo. Ütlesin next. Ja nüüd on see koht, kus ta palub, et sa lisaksid siia praegust vähemalt 1 kategooria, et pärast saab neid kategooriaid veel juurde lisada ja muuta, aga kategooria puhul on tähtis see, et see oleks võimalikult ligilähedane sinu tegevusele, sinu firmale. Ja siin on
ma võiks öelda, et samamoodi nagu Facebookis, et kui seda õiget kategooriat ei ole, no siis ei ole mitte midagi teha, valid selle kõige ligilähedasema või siis selle kõige üldisema, mille alla sinu ettevõte võiks kuuluda. Minul ütleb siin, et ta ei tunne seda mööbli restaureerimist ära, et ta ei saa sellest aru sellest nimest. Kui sa panid kategooria? Jaa, et siis proovi kas inglise keeles kuidagi kirjutada või siis kas ta laseb nii-öelda edasi minna, et siis tuleb midagi muud valida. Kas ingliskeelsele ja eestikeelsele klientuurile peaks 2 erinevat kontot tegema või? Ma kardan, et kui sa lähed laia maailma valutama, siis sellest Google My Businessist pole seal nii palju võib-olla kasu, et see on pigem sellisele kohalikule piirkonnale mõeldud. Et kui sa oled nagu Eestis toimetad ja eesti keeles, siis on sellel rohkem nagu pointi. Aga kui sa lähed inglise keelt kõnelevatesse riikidesse, siis sa justkui peaksid nagu igasse ühte tegema, aga jah, see on küsitava väärtusega praegust. Et kas sellel on suurt pointi teha igasse riiki eraldi see Google My Businessi konto. Nii, aga mina vaatan, kas mul tuleb midagi, kui sul, inglise keeles võid ka kategooriat otsida, et võib-olla pakub inglise keeles midagi paremat, et ma vaatan arvuti parandus ei paku, arvuti hooldus ei paku, siis ma peangi hakkama panema computer, nii. Ma panen computer service näiteks. Inglise keeles leidsin tõesti kohe mingi parema versiooni, et ma usun, et ma näen, Kristiina ka noogutab, et tal ka inglise keeles sobis palju paremini. Et alguses võib panna kas või midagi kõige ligilähedasem, et pärast saab jälle toimetada, otsida ja muuta seda. Nii. Ta peab ise pakkuma. Ja ta peab ise pakkuma, sa ei saa sinna jõuga midagi panna, ta ei lase sul. Okay. Ei, ma sain lõpuks. Et midagi ligilähedast. Ja nüüd ma võtan siit next. Ja nüüd ta küsib, et do you want to add a location customers can visit like a store or office? Ehk siis kas tahad lisada konkreetset asukohta, kuhu külastajad saaksid tulla? Et kui Leelo, sul on olemas oma kontor kuskil, kus sa toimetad ja kus sa annad üle töid ja võtad vastu töid, siis sa paned sinna yes, jah, mul on olemas see koht, kuhu ma tahan tulla. Kui Argo müüb T-särke, ta ei taha, et inimesed tuleksid tema koju neid T-särke nendele järgi või neid ostma sealt või valima, siis ta paneb no sinna. Näiteks. Aga oletame, et ma panen siia yes praegust, et mul on olemas näiteks Rakveres koht ja ütlen next. Ja nüüd ta tegelikult tahabki seda väga konkreetset posti aadressi saada ja see on ka aluseks, kuhu tuleb sinule see tigu postiga see ümbrik. Ja nüüd ma peaksin hakkama Rakverest nüüd mingit kohta valima. Kui teil on kohe omal võtta, siis te võite siit jätkata. Ma mõtlen. Kas mingit suvalist ei võib panna praegu? Me ju ei tee seda. Jaa, sa võid tegelikult panna, suvalise ka praegust. Lihtsalt me ei peaks seda siis esitama nii-öelda Google'ile ülevaatamiseks, et jätame selle koha vahele, aga ärge siis kiirustage selle esitamisega, et ma vaatan, nüüd ma pean otsima Rakverest mingisuguse koha. Ja pani postal koodi ja City Parish pani juba kohe ära siia. Ja lähen siit edasi siis. Kas sa ka teenindad väljaspool seda asukohta? Et lähed kellegile koju näiteks, Leelo tuleb koju ja vaatab selle diivani üle ja mõtleb, et kas ta on seda diivanit mõistlikum seal koha peal teha, sest see on paganama suur ja ei mahu uksest välja ja nii edasi, nii edasi. Muidugi läheb kallimaks, eks ju. Või sa ei tee seda. Et siis on siis võimalik seda valida. Et kui ma valin yes näiteks, ütlen next, siis sa saad siin nüüd valida, et mis kohtades sa käid seda siis veel tegemas. Et siia võid panna näiteks minu pärast linnad,
kus sa käid seda tegemas. Võib proovida ka maakonda, et kas see maakond ka seal töötab Eesti puhul või ei tööta. Eva ütleb, et võib proovida küll, just. Ja ma panen siia näiteks Tallinn, Estonia, Harju County tuleb ka siin kenasti välja. Aga nüüd ma ei mäleta, kui palju neid sinna sai panna, et see on jälle katsetamise küsimus, et seda võib ise proovida, et kui palju. Et ma panen näiteks Tallinn, Harju County, ma panen näiteks Rakvere, Lääne-Viru County näiteks. Ma panin siia mõned maakonnad, et saate ise pärast katsetada, et kui palju saab sinna neid panna või keskendud pigem linnadele näiteks. Ja? Et kui sa näed, et lõviosa liiklust tuleb ikkagi linnast, siis on mõistlik sinna linnad näiteks panna. Ütlen next. Nii, ja nüüd ta tahab, et kellega siis sinu potentsiaalsed kliendid ühendust saavad võtta ja telefoninumbrit tahab saada. Siis kui sul on olemas veebileht, siis siia saab panna nüüd ka veebilehe aadressi. Ja see veebilehe aadress hakatakse ju kuvama Google otsingu tulemustest seal Google My Businessi lehel avalikult. Ja loomulikult, kui sul see veebileht on olemas, siis võid seda seal teha, aga kui sul ei ole või sul ei ole vaja, siis sa ütled, et ei ole vaja, aga siin Google My Businessis saab teha ka selle info põhjal, mida me sisestame, niisuguse hästi lihtsa veebilehe, aga ma seda siis ei kasuta siin. Pärast ma näitan teile, milline see umbes välja näeb. Nii, veebilehe aadressi ma praegust, no ma ei tea, ma panen näiteks siis kodulehe koolitused sinna. Nii. Panen siia kodulehe koolitused. Okei, ja ütlen siit nüüd next. Ja minul nüüd ütleb, et finish. Ja annab siin veel võimalusi, mida on võimalik siin veel teha. Ma ei tea, kuidas teil seal praegu see pilt on. Kas tuli ka teil see finish ette? Või te ei ole veel sinna jõudnud? Kristiina, kas sa tegid lõpuni, ei teinud? Kohe olen lõpus. Okei. Võib-olla mõnel kellelgi teistsugune pilt. Ja mina ütlen nüüd finish. Minul küsib küll, et kas soovite oma ettevõttele Google'is värskendusi ja soovitusi? Aha. No, tegelikult ei ole nagu eriti vajadus selle järgi, et ei pea seda tegema. Nüüd, kui sa oled sealt mööda saanud, siis minu puhul ta, nagu sa näed, praegust küsib, et vali veel neid kategooriaid, mis võiks iseloomustada sinu toodet või teenust või sinu ettevõtet kõige paremini. No ma proovin siia veel panna. Oota, don't see a service you offer, create your own. IT consulting, ta pakub veel juurde siia midagi. Vaatan, kas ta laseb mul siit midagi edasi minna. Aha. Minul juba ütleb, et hakka säädistama oma lahtioleku aegasid, aga näitab ka seda skippi. Nende lahtiolekute puhul ole selles mõttes täpne, et pane kindlasti kirja, mis päevadel sa oled avatud ja mis päevadel sa ei ole ja mis kellaajast, mis kellaajani. Et meil üks inimene tuli Minorisse ja kirjutas pärast, et kuulge, et ma käisin Minoris otsimas teid, aga teid ei olnud seal. Aga et teil Google My Businessis olid lahtioleku ajad sellised ja sellised, miks teid ei olnud seal. Nii et see on oluline. Aga mina teen praegu siit skip. Siis siit on võimalik ka, et inimesed saavad otse sulle sõnumeid saata. Et sinna tekib see message button või selline, kus nad saavad ka otse sulle sõnumeid saata, et Google My Businessis sa saad selle äpiga omale telefoni ja need sõnumid tulevad sulle siis ka otse telefoni. No põhimõtteliselt nagu, kuidas ma ütlen, Messenger on ka sul telefonis, Facebookis keegi kirjutab, tuleb see sõnum sulle Messengeri, aga Google'i puhul siis tuleb sulle sellesse Google My Businessi äppi.
ja no ma ütlen, et save näiteks praegust. Ja siin on koht, kus sa saad kirjutada nüüd lähemalt, pikemalt oma ettevõtte kohta ja ma soovitan sul nüüd kirjutada väärtuspõhine tekst, mida inimesed teie käest saavad, miks nad peaksid sinu toodet või teenust võtma, mille poolest sa erined ja kasuta kindlasti neid märksõnasid ja fraase, millega sa tahaksid tulla Google'is välja. Neid võiks olla 1-3 olulisemat fraasi, mis seal tekstis 1-2 korda esinevad, et millega sa tahad välja tulla. Näiteks mina tahan tulla arvuti hooldus ja parandus Rakveres näiteks, jah. Ja siis muidugi loomulikult need kliendi kasu asjad ja teenustest natukene lähemalt, aga panin näiteks siia praegust selle, et millega ma tahaksin välja tulla. Ja see tekst muideks tuleb sul Google My Businessis seal avalikult välja otsingutes. Ja ma ütlen siit save praegust. Ja nüüd on piltide lisamise koht. Ehk siis lisapilte, kui sul veel ei ole, no siis võib skippida selle koha, aga kui sul on olemas füüsiline koht, siis no näiteks Leelo, näita, milline on sinu töökoda seest. Näita, kuidas sa seal tööd teed. Näita, milline see töökoda võib-olla väljast välja näeb. Näita ennast, näita oma töötajaid, näita oma rahulolevaid kliente, kes tulevad sealt värskelt valmis saanud, ma ei tea, toote või teenusega sinu uksest välja ja on väga rahul ja õnnelikud. Ühesõnaga, mida rohkem autentseid pilte, seda rohkem inimesed Google'is neid vaatavad, seda rohkem see usaldust sinu vastu loob. Aga mina jätan selle koha praegust vahele. Ja videodega täpselt samamoodi, et me saame neid videosid ka sinna lisada. Ja siin ta ütleb, et nüüd võiks hakata ka reklaami tegema, aga selle koha pealt praegust jätan selle vahele. Reklaami teen ma siiski Google Adsi kaudu, mitte selle kaudu siit. Ütlen skip. Ja ütleb, et peaaegu valmis ja saad seda nii-öelda uuendada alati igal ajal ja ütlen continue. Nii, ja nüüd ma põhimõtteliselt olengi jõudnud sellesse vaatesse, mis on see nii-öelda köögipool, selle Google My Businessi konto köögipool. Ja avalehel sa nüüd näed, me olemegi praegust avalehel, ta kohe soovitab sul siin, et hakka postitama pilte, lisama ja nii edasi, aga avalehel sa näed siit, et siin on see koht, kus sa saad review formi jagada. Ehk siis põhimõtteliselt, kui koolitus saab läbi, siis ma kirjutan inimestele ja võtan siit selle lingi, kopin selle lingi ja saadan e-kirjaga talle selle lingi ja palun tal siis, et mine kirjuta palun sinna oma tagasiside. Samamoodi ma teen ka Facebookiga, tavaliselt ma teen nii, et ma panen mõlemad, nii Facebooki kui Google My Businessi oma, ta saab ise valida, kus ta tahab seda tagasisidet siis esitada, kui ta seda tahab teha. Aga seda tuleb teha siis. See on sulle vajalik. Siis siit saad minna ka kohe postitusi tegema. Siis siit saad lisada inimesi, kes võiksid veel hallata sinu Google My Businessi kontot. Ja. Siis siit saab veel minna sättima seda business profiili, pilte ja nii edasi. Siis saad vaadata, et kuidas see välja hakkab nägema Google Mapsis. Muideks, sind pannakse ka kohe Google Mapsi. Inimesed hakkavad Google Mapsis leidma sinu firmat. Ja loomulikult siis otsingu tulemustes samamoodi. Ja kui sul nüüd ei peaks olema oma veebilehe aadressiga domeeni, näed, Google pakub sulle sinu enda koostatud nii-öelda veebilehe aadressi ka siin. Aga teil saab olema ju, kui teil on oma veebileht ja oma domeen, siis teil oleks mõistlik oma veebidomeeniga juba selle veebiga siduda oma see e-posti aadress. Nii, ja Insights tuleb siit samamoodi ja siit saab selle Google My Businessi äppi omale alla laadida.
aga ma võtan korraks kodulehe koolituste oma siit ette ja näitan teile, tutvustan, mida ma seal kodulehe koolitustel siis millist infot siis sa sealt veel näed. Nagu sa näed, mulle nüüd tekkis siia 3. ka ja mulle ütles juba, et on verified. See on küll väga huvitav. See verified ei tule nagu, see ei teki lihtsalt niimoodi siia. Aga antud juhul praegust Google justkui usaldab siis mind kui sellist kontode loojat ja ütleb, et see on juba verified, et seda pole ju olemas tegelikult. Et sellist kohta, kus praegust ma oleks saanud vahele jätta, ei tekkinud mul. Et teil, kes esimest korda loovad, peab tekkima selline koht siin, kui ma võtan siit lahti, ma vaatan, kas peab ülesse tekkima koht, kus on see koht, kus saab sisestada koodi, siia ülesse peaks tekkima koht, verify your account peaks tekkima siia ülesse. Kui sa muidugi nüüd leidsid, kui sa oled juba nii kaugele jõudnud, et sul on see menüü nüüd siit lahti, no nüüd jälle mulle pakub siin seda, pakub, et mine tee postita. Muideks postitamise osa pealt soovitan ikkagi aeg-ajalt sinna postitada midagi asjalikku ka, et inimesed selle põhjal jällegi tulevad sinu lehele. Aga ma võtan siit nüüd posts lahti ja siit sa näed, et siin on mitmed erinevad. Saad pakkumist teha, mingit uuendust, mingit sündmust lisada, saad mingit toodet lisada, ja siit kaudu. Siis info on oluline, see on nüüd see koht, kus sa saad oma seda infot nüüd muuta ja siin on nüüd eraldi kategooriad, tekivad sellised pliiatsimärgid juurde, siit saad nime muuta, keegi küsis, kus ma saan nime muuta, siit saad nime muuta, nad vaatavad üle, siit saad kategooriaid muuta, pane sinna nii palju selliseid kategooriaid, mis on hästi lähedased sinu temaatikaga, sinu ettevõttega. Aadressi muutmise koht, siis service areas on siin lahtioleku ajad, mis siit veel, telefoninumbrid, appointment links, jällegi üks lisalink, mida saad juurde panna, toodete lisamise koht, kui sul on teenused, on võimalik siit ka teenused lisada, näed. Siis mina panin näiteks sellise lisa siia, ettevõtte kohta oli võimalik selline label panna, et naisjuhitud. Ja? Et Eve on ettevõtte juhatuse esimees, direktor ja nii edasi, siis panin siia, et naisjuhitud. Nii. Ja seoses selle COVIDiga ka veel tulevad, on võimalik meil siis aeg-ajalt lisada. Google kohe küsib, et kuidas teil on, kas maski kandmine on kohustuslik, kas aegade kokkuleppimine on kohustuslik või ei ole ja nii edasi, et sellised asjad Google küsib, vahepeal saadab sulle kirja ja mida nagu aktiivsemalt nagu jälgid seda ja täidad neid, mida Google sinu käest küsib, seda suurem on sul šanss ka selle oma Google My Businessi lehega tulla paremini välja, võib-olla ka oma konkurentide seas. Nii. Ja vaatame. Vahepeal küsin, et kui ma praegu selle account'i ära teen, siis muutub kohe nagu aktiivseks, kui oled ära... Ei tohiks tegelikult, sellepärast enne peaks olema üks kood, mida ta küsib, et sa aktiveerid selle. Et minu puhul praegust, nagu sa nägid, ta ei küsinud seda, sellepärast et ema juba teab, tal on minuga kogemus olemas, eks ju. Aga uute puhul ta peaks küsima tegelikult seda koodi, et enne me ei saa seda avalikustada. Nii. Insights, no vaatame Insightsi ka, natukene näeb statistikat, et mida sa siis näed tegelikult siit. Küll mitte väga palju nagu Google Analyticsis, aga siiski. No praegust ütleb, et on tulemas natukene veelgi nii-öelda täpsem statistika, et mida inimesed siis täpsemalt otsivad. Aga no ma vaatan, mida ta praegust näitab, siin New Profile Performance, vaatan, mida ta mulle siin näitab. Ta näitab, et november 2020 kuni aprill, mis on otsingud, kodulehe koolitused, nagu seda brändi kõige rohkem, SEO koolitusega, internetiturundus. Muideks, see on väga huvitav, et ka Google'iga on 104 korda näidatud seda Google My Businessi kontot.
siis ta näitab siin vasakul poole, et milliste seadmetega, et meil on 77% on siiski desktop, eks ju. Ja siis tuleb mobile ja muud asjad, aga ma vaatan siit veel, et mis need veel otsingud on, mida ta veel pakub, kodulehe koolitused, koduleht, sotsiaalmeedia koolitus. Ehk siis siit sa hakkad ka natukene aimu saama, milliste märksõnadega sa ise ka, sinu veebileht tuleb Google'is välja. Lisaks sellele search konsoolile, mida sa omale külge paned oma veebilehele. Aga see Google My Business annab ka sulle siit, näed, päris korralikult annab siin seda infot. Nii, ma panen selle siit kinni praegust, aga direct, inimesed, kes otsivad, tulevad otse, teavad, neid oli siin 114, Discovery, need, kes otsivad mingisuguseid märksõnu, see on kõige laiem, ehk siis need on kõik need erinevad märksõnad, millega inimesed võiksid sinu firmat leida. Ja bränded on siis need, kes otsivad juba väga konkreetselt kodulehe koolitused, eks ju. Siis ta näitab nüüd kuupõhist, et palju näitamisi on sellel viimasel kuul, aga ma võtan näiteks viimase kvartali siit. Ja nüüd ta näitab, et Google Mapsis 4000 ja siit otsingus on 1,43. Justkui nagu vähem, see on kuidagi natukene kahtlane praegu. Siis kuidas nad tulevad, et kui palju on tulnud nagu veebi selle nupu kaudu, mine külasta veebilehte näiteks, jah? Siis mida veel siit näed, sa näed, et kes on küsinud või mitte kes, vaid kui palju on küsitud näiteks suunda või asukohta. Et siin on see, näitab ära, et Harju maakond on see, kust on küsitud. Tallinnast 16 tükki lausa on küsinud seda. Siis näitab ära photo views, ütleb, et näed, meie ettevõtte puhul on 1063 näitamist nii-öelda, vaatamist ja sarnaste ettevõtete puhul ainult 310, ehk siis tegelikult on asi selles, et kui meil on nii palju pilte, siis tavaliselt ettevõtetel on kuskil siin, 5, heal juhul 10 pilti, aga mida rohkem pilte on, seda rohkem nad veedavad aega sinu sellel Google My Businessi kontol. Nii et Eva, pane sinna ilusad pildid sinna, kui sul seal juba ei ole näiteks. No nii, siis ka natukene statistikat selle Google My Businessi kohta. Reviews, ehk siis siit ma haldan neid, kes on siia midagi kirjutanud või kellel ma olen palunud kirjutada. Tõenäoliselt palun ma teil ka mingil ajal seda teha. Ja siit ma alati vastan, igale review'le vastan, ükskõik milline see ka seal ei ole siis. Sõnumid, tõsi, sõnumeid ei ole eriti saadetud, peale ühe korra on siis spämmi tulnud, mida ma olen välja nii-öelda ära kustutanud. Fotos, ehk siis siin on kõik pildid, logo, coveri foto, by customer muideks, ma ei tea, kas mul siin neid customeri on, eriti ei ole, aga kui on teie piirkonnas tehtud selline 360 kraadi pilt, siis püüa see ka sinna saada. Siis videod, lühikesed, ma ei mäleta, mis see maht seal oli, väga mahukad nad ka ei saa olla, aga videosid ka soovitan panna sinna. Sisevaade, välisvaade, tööl, mis toimetate, kes on teie tiim, mis on teie identiteet, ehk siis need logod ja muud jutud, ehk siis pange sinna nii palju, kui saate. Products. Ja siin on see koht, kus siis on kõik need tooted pandud. Instagrami koolitus, seda nüüd tundub, et Google tundis ära või mingi probleem on, pean seda vaatama, et miks ta siia hüüumärgi on pannud. Igal juhul siia saad panna kõik oma tooted ja teenused üles ja lisada neid siin, panna hinnad juurde. Samamoodi on teenustega siin, saad oma teenused siin lahti kirjutada, kuigi need teenused nii hästi välja ei tule kui tooted siiski. Ja website, näed, siin all on website. Et kui keegi ei taha oma veebilehte luua, siis näed, tema on loonud praegust selle info põhjal, mida me oleme sisestanud, on sellise veebilehe loonud.
ja siin sa saaksid justkui nagu seda minna muutma. Aga noh, ütleme nii, see ei ole see koht, millega esindada oma ettevõtet tegelikult siin. Aga kellel ei ole midagi muud panna, siis miks mitte. Users vasakul pool, siit saad lisada, kes on veel inimesed, kes saaksid hallata siin ja anna talle siis vastavad õigused 100%, annad õigused, Ovneri õigused nendele, keda usaldad 100% siis. Nii, ega mul siit tegelikult rohkem ei olegi väga midagi lisada. Võib-olla nüüd see koht, et kui sa tahaksid seda ära kustutada mingil põhjusel, siis ma vaatan siit, võtan siit lahti need businesses, siin vasakul pool on kõik need ettevõtted mul. Ja ma panen siia linnukese ette ja valin siit selle actioni, mida ma tahan teha ja ütlen remove business. Tahan seda siit kustutada. Ehk siis linnuke ette ja siis tekib valik, mida saad sellega teha. Ja nüüd ta küsib üle, et oled sa ikka päris kindel, mida sa praegust teed. Ja vaatame, kas ta vanasti ta küsis minu käest veel eraldi sisselogimisparooli Google'isse, et kas sa oled selles kindel ja kinnitad seda oma parooliga. Aga vaatame, mis ta nüüd teeb. Kas ta teeb minuga nii, et laseb mul ilma koodita selle businessi verified, kas ta laseb mul ilma paroolita kustutada seda. Vaatame. Praegust ta nüüd küll mõtleb. No ma ei tea. Tundub, et meil on ikkagi Eva siuke IT-ajastu, et ma ei pidanudki rohkem midagi muud tegema. Kokkuvõtteks tahan küll öelda seda, et igal juhul, kuna see on sulle tasuta, sinu nähtavus kasvab ja miks mitte olla sellega Google'is ka siis leitav, nii nagu võib-olla siin antud näites. Ja kui konkurent seda ei ole veel teinud, siis see on sinu kui esimese tulija eelis. Ja üsna sageli on muideks niimoodi, et on tehtud mitmetel firmadel need Google My Businessi kontod, aga millegipärast näitab ta ainult ühte seal, kui otsitakse seda olulist märksõna või fraasi. Ja selle kohta siis ma ütlen alati nendele niimoodi, et miks sinu oma ei näidata, see on puhtalt minu isiklik arvamus oma kogemuse pealt. Miks ei näidata on see, et sa ei tegele regulaarselt selle oma Google My Businessi kontoga. Sa ei muuda seda infot regulaarselt, sa ei pane sinna uusi kas tooteid või postitusi ülesse. Ja kui sa seda teed ja oled optimeerinud olulistele märksõnadele fraasidele, siis koidab ka see päev, millal hakatakse ka sinu oma näitama mingi konkreetse märksõna või fraasiga, mida inimesed sinu toote või teenuse puhul otsivad. Mul on küsimus selle nime kohta, et mina tegingi nii-öelda Element 47 OÜ on ju. Aga praegu ma mõtlen, kas ma peaksin panema sinna kas või sinna nimetuse nagu a la kriips vahele ja Kullassepa teenused või piisab sellest, et mul seal on lahti kirjeldatud see tekst, et mida ma pakun. Et kumbab pidi nagu ta paremini. No kindlasti on hea, et kui sul on lahti kirjeldatud, et kus sa saad siin kasutada, eks ju nimi on üks koht kindlasti oluline. Aga vot see kirjeldus, see pikk kirjeldus, mis oli 750 tähemärki, seal peaks olema ka, ütleme, kord 2 Kullassepa teenused jõuliselt välja toodud. Aga mina tegelikult soovitan sul katsetada, et kui sa paned Kullassepa teenused näiteks, ma ei tea, Tallinnas, oletame, ja seal on kaldkriips või sidekriips või sulgudes on taga sinu firma nimi näiteks ja esitad selle Google'ile, vaata, kas ta laseb läbi. No kui ei lase, siis ei lase, siis sa optimeerid muu teksti, aga kui laseb läbi, minu arust on see palju parem. Sest keegi ei tea, mida see firma ju tegelikult pakub. Uued inimesed ei tea ju, eks ju. Nii et mina soovitan küll kindlasti proovida. Nii, veel mõni küsimus? Ma
kui panen otsingusse teatud, ma ei tea, sõnapaari ja ei tule mitte midagi, siis see tähendab, et see on vaba, on ju? Kui sa paned otsingusse selle sõnapaari midagi ei tule, ei pruugi, et see on vaba. See ei pruugi nii olla. Ma räägin just sellest parempoolsest aknakesest. Ja ma saangi aru, et kui ma paned siia, ütleme, mis sul need märksõnad olid, vaatame, kuidas mina näen. Ja. Muruniidukite remont ja nüüd siin veel pakub ka veel oota, ma panen kohe õige remont ja nüüd ta näeb, et pakub sulle veel eraldi kohtasid ka, et kui näiteks oledki, et oletame, et ma olen mingi firma, kes Rakvere ümbruses muruniidukeid remondib, siis ma teeksingi muruniidukite remont Rakveres näiteks. Ja? Siis see on hästi relevantne otsing neile, kes seal Rakvere piirkonnas ümbruses otsivad. Aga ma olen siit näiteks Rakveres. See remont on ikkagi suht üldine, vaata. Et ma panen selle remondi siia. Ehk siis ta on ikkagi päris üldine siit. Aga kui ma panen Rakvere, vaatame, mis ta siis pakub mulle. Nii, nüüd ta pakub juba kaardi peal on mitu tükki, ehk siis vaata, nendel kõigil siin muideks on olemas oma Google My Businessi konto, sest nad ilmuvad siia ja Google paneb nad juba kaardi peale ka. Ehk siis, kui neid on mitu, siis võibki olla nii, et ta ei pane, kas on liiga üldine, eks ju, Darja, et see on liiga üldine, muruniidukite remont on liiga üldine. Seda asukohta ta ei saa aru, kust inimene otsib seda, saab tegelikult aru, saab. Võib olla niimoodi, et ta võib mulle mõnikord näidata ka tegelikult seda, et kui mina otsin muruniidukite remont, ta näeb, et minu asukoht on Rakvere lähedal, siis ta näitab mulle ka seda Rakveres. Aga millal ta midagi täpselt nagu näitab, seda ma ei oska sulle öelda. Aga kui on täpselt Rakveres pandud, siis näed, toob juba täpsemini välja, et ahaa, siin on neid mitu tükki, paneb kaardile need kõik siia ja nüüd ma saan siit valida, keda ma lähen vaatama. Few all, vaatame, nüüd ta pakub siia kõike, kes kuidagi tulevad selle Rakverega välja, kelle aadress on kuskil seal piirkonnas, näiteks Rakvere piirkonnas või Rakveres. Siin päris mitu tükki on neid siin. Nii et ei pruugi olla seda, et keegi pole teinud, et pigem nad on ikkagi tehtud, aga Google ei otsusta praegust näidata seda lihtsalt, vaid näitab siis kaardi peal kõiki koos. Ja see, mille järgi nüüd siia ülesse poole pannakse, nüüd sa näed, et siin on 4,8, 4,5, ühel on 70 hinnangut, näed, kogutud siia, teisel on 62 kogutud siia, et see, mille järgi nüüd Google otsustab, et kes on siin üleval pool, kes allpool, ei ole ka mulle täpselt teada, aga sinna ette 3 sisse niimoodi saada on ikkagi suur asi, eriti kui konkurents on tihe.